tere! Täna oleme siin koos Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunsti teise kursuse tantsupõtajatega. Minu nimi on Lotta. Mina olen Taili. Agnes. Andriana. Katrin-Liis. Annabel. Ja oleme täna siin koos Tähtvere tantsukeskuses koos Irena Pauguga, kes on koreograaf, tantsupõtaja, tantsija või mis sa ütleksid, mis asjad sa kõik kokku oled näiteks? No mina lihtsalt ütleks, et ma olen pigem lihtsalt nagu lavastaja ja koreograaf. Okay. Ja. Hästi. Alustame nii-öelda natukene kaugemalt või kuidas võtta. Kuidas näeks välja sinu ideaalne päev? Et ma olen kodus perega. Ärkan hästi, et mul on aega ärkamiseks. Et ma ei peaks kiirustama. Ja siis ma ikka lähen tööle. Aga kui see oleks nagu täielik full puhkepäev, siis kuidas see oleks ilma nii-öelda tööta või asjadeta, kui on aeg sulle? Ma arvan ikka nagu mingi osa, mingil määral töö ideaalses päevas peaks ikka olema, sest ma tunnengi ennast kõige paremini, kui ma olen nagu produktiivne. Ja. Ehk siis puhkuse hetkel on ikkagi mingi produktiivsus peab säilima nii-öelda. Ja, midagi peab seal olema. See okei. Aga kuna me teame, et sa teed hästi palju igal pool midagi kogu aeg, siis kuidas sa seal hulgas planeerid üldse seda aega iseendale, et sa saad ka ainult ise olla ja tegutseda, et kuidas sa seda aega leiad kõige keskel? No kuidagi teadlikult ma arvan, ma sellega ei tegele, et kuna kogu asi, mida ma teen igal pool ja hästi palju, see ongi põhimõtteliselt nagu minu lemmiktegevus. Seega ma ei ütleks, et ma nagu teeks tööd, et ma tegelikult ja tegelen sellega, mis mind huvitab, mis mind inspireerib, motiveerib ja seega see ongi tegelikult iseendaga tegelemine ka seal sees. Et tegelikult ma ei tunne, et mul eraldi peab olema mingi aeg iseendale, aeg tööasju jaoks, et see ongi siuke üks suur asi. Ehk siis juba su enda puhkepäev ongi juba täpselt su ideaalne päev ja siuke igapäevane päev on siuke väga hästi. Aga et kui sul ikkagi on, ütleme, et on hästi palju asju korraga, on igal pool vaja minna, projektid, kõik asjad, kontserdid ja lavastused, siis kuidas sa hoiad ära seda läbipõlemist üleüldiselt, et see on ju nii lihtne mingis mõttes vahepeal tekkima, et kuidas sa seda nii-öelda? Ma arvan, et see võib juhtuda siis, kui sa teed üks ja sama asi igapäevaselt või pika aja peale. Et mul on tunne, et mina tegelen hästi erinevate asjadega, et isegi vaatamata selle, et see on kõik nagu puudutab tantsu ja loomingut, siis ikkagi nagu kõik need tööd, mis mul on, et nad on hästi erinevad ka. Et ma ise otsin hästi palju nagu seda mitmekülgsust, et ma saan ise nagu väljendada ennast nagu erineval moel. Vot jällegi nii tantsuõpetajana kui lavastajana kui koreograafina, et kõik need noored või tantsijad üldse nagu kellega ma töötan, nad on ka hästi erineva vanusega ja erineva nii-öelda eesmärgidega. Et seega ongi, et töötades iga projektis või grupis või mingis asjas, see ikka nagu teed seda asja nagu erinevalt. Seega praegu vähemalt ma ei oska tuua või mäletada mingid hetki, kus oligi mingi oh my god, nii palju asju, nii raske, et mul on tundub, et läbipõlemine võibki juhtuda siis, kui minu jaoks vähemalt tundub see nii, et kui sa teed üks ja sama asi lihtsalt kogu aeg automaadi peal ja see lihtsalt ei vii sind mitte kuskile. Vot see oleks nagu keeruline, ma arvan. Aga minu jaoks praegu need tööd, mis mina teen, nad on hästi erinevad. Et see mitmekülgsus siis nii-öelda hoiab ära selle? Jah, ma arvan kuidagi alateadlikult ma otsin lihtsalt seda, kui ma tean, et mul ees on see tantsuhooaeg ja ma ise otsin endale erinevad väljundid nagu seal sees. Okay. Tore, et nagu hästi palju selliseid erinevaid asju ja et sa suudad ennast ise hoida nagu mõnusalt tegevuses, aga me laseme sul ikkagi oma teekonnale natuke tagasi vaadata mineviku poole ja võib-olla sa leiad meile mingi hetke, kui on olnud, mida sa võiksid nimetada nii-öelda nagu madalpunktiks ja kuidas sellest nagu, kuidas see sind üldse muutis, kuidas sellest nagu tulla tagasi sellesse
Irena, kes käib, on ja teeb nagu hästi palju ja leida seda motivatsiooni? no ma ei tea, minu puhul ma arvan, et see töötab hästi lihtne nagu, et mul on vaja lihtsalt nagu paar päeva kodus olla. see on täpselt see nagu, et mingi hetk sa ootad nii väga seda suvi ja puhkust nagu hooaja sees, aga siis reaalselt nagu sa mingi no parimal juhul 1 nädal reaalselt oskad puhata ja siis oled mingi okei, nüüd davai, nüüd midagi teeme. Et ma arvan, et mingit erilist, ma arvan, et see on hästi loomulik ka, et nagu igale inimesel on vahepeal vaja olla lihtsalt diivanil terve päev ja vaadata mingeid hästi lool sarju ja siis aju puhkaks, keha puhkaks. Ja siin ei ole mingit erilist siuksed minu jaoks vähemalt asju, mida peaks nagu spetsiaalselt tekitama, et tekiks see puhkuse olukord, et lihtsalt olla kodus perega ja paar päeva puhata ja siis lähebki edasi, aga ma arvan, õnneks ei oska tõesti tuua mingit olukorda või hetke elus, kus mul oligi nii raske olla. jah, no nagu mis nagu puudutaks nagu seda tantsuteekonda või minu professionaalset tegevust, et nagu jällegi ma kuidagi mind hästi huvitab nagu teha erineva nagu vot jällegi isegi kui sa võtad mitu grupi endale hooaja peale, siis minu jaoks on hästi oluline see, et see oleks nagu erineva vanusega grupid, et eesmärgid, mida me paneme endale hooaja peale, oleks hästi erinevad ja et näiteks ühe grupiga me lähme rohkem sellist nagu contemporary vibe'iga tehnikat otsima ja looma selle põhjal näiteks, siis teise grupiga me vastupidi lähme rohkem süge tänavatantsuteed ja seal nagu katsetame rohkem tänavatantsustiilidega ja siis ongi see ja et ma tegelen tantsuga, aga kuna need stiilid ja juba ise grupid on nii erinevad, siis sul on kogu aeg ju ongi hästi värske tunne tegelikult. aga kui ma peaks nagu mingi 5 trenni järjest anda näiteks ainult tänavatantsu stiilis või ainult ühele vanuserühmale, siis võib-olla tekikski palju kiiremini see tunne, et nagu wow, kust ma leian veel seda motivatsiooni või materjali või mingit asja, millega edasi saaks minna. Ma ei tea. Rääkisime nüüd sinu gruppidest, aga küsiks, et millal ja kus sinu tantsutee üldse alguse sai? Ta lihtsalt kuskil juba lasteaias mingid tantsud olid, aga sihuke adekvaatsem tants hakkas enam-vähem kuskil gümnaasiumis. Lihtsalt pigem sihuke show, tantsu, vibe'iga tegevus, et veits tänavatantsu ka. Ja siis ongi kohe pärast kooli lõpetamist Viljandisse ja siis läks asi nagu spetsiifilisemaks, sügavamaks ja. Millal sa aru said, et üks asi on olla tantsija, teine asi on olla nagu koreograaf ja lavastaja, et millal sa sellest vahest aru said, et ma tahaks nüüd teha ise teistel, et kuna see nagu vahe tekkis? Vot see tegelikult ja tekkiski suht nagu kiiresti, ma suht kiiresti sain aru, et ma tegelikult, mul ei ole üldse nagu tantsija ambitsiooni, et küll ma nagu käin workshopidele ja nagu ise tantsin ka, aga ma mitte kunagi ei näeks ennast nagu kuskilt suurematest lavadest Beyoncé'ga tantsimas või ma ei tea, kuskil mingi tippkunsti tegemas tantsija rollis. Et see mõte üldse mind ei intrigeeri ja Eesti kontekstis võib-olla ka sellega väga hästi võib-olla ei saa nagu elu läbi elada, et neid päriselt võib-olla võimalusi on vähe nagu tantsijatele Eestis. Aga ma suht kohe ja nagu jällegi veel kooliaegadel sain aru, et mulle meeldib luua, et väljendada ennast just nagu kehakeele kaudu nagu rohkem seda mõtted, kui ma ise lähen ja nagu higistan ja nagu päriselt oma kehaga midagi teen ja performin ja mingid siuksed asjad ja. Küll see on tore, et kohe nagu, et kui sa jõuad vaata ise nagu sellele arusaamale, et see on see, siis ei ole seda vaata see otsimisteekond vahest on mega nagu segane, aga et kui sa tead, siis on nagu hea, et nagu nii-öelda seda siht ka selle poole vaata suunata ja selle suunas nagu töötada. See on nagu alati väga, väga tore. Kas sul on olnud ka mõni selline hästi emotsionaalne hetk just õpetaja töös või siis selle loojana niimoodi, mis sul kohe meelde tuleb? Mida sa mõtled nagu emotsionaalse hetke? No mis tekitab nagu mingi siukse hästi tugeva tunde või niimoodi? No kindlasti hästi oluline hetk
nagu kui mingi protsess jõuab nagu lõpp-punktini, et nagu kui ma ei tea, kas see võiks olla mingi tantsu äraõppimine, ütleme niimoodi mingi lastega ja, või mingi tehnika omandamine oma õpilastega. Et kindlasti see on hästi oluline hetk, kui sa näed nagu, et me päriselt saime nagu midagi selgeks või saime mingi asjaga hakkama, et see on alati sihuke motiveeriv nii endale kui ka õpilastele. Et ma arvan, siuksed asjad ei tohi ära unustada, kui sul mingid isegi pisisammud tulevad välja või et alati kindlasti me tahame arendada edasi ja tahabki võib-olla teha rohkem, aga ei tohi, ma arvan, ära unustada, et tegelikult me juba tegime nii palju. aga kas sul ei ole nagu seda, et see üks asi jääb sulle terveks eluks meelde, see võib olla nii negatiivne kui ka positiivne emotsionaalne hetk, aga et see on see, mis sul on mingi kindel nagu detail või mingi emotsioon või mingi mälestus, mis on jäänud nagu kõige rohkem meelde? Ma arvan, et üleüldiselt ma ütleks praegu, et ma võib-olla oskan mäletada hästi seda hetke, kus ma nagu loojana võib-olla sain aru, mis on minu maitse ja mis on minu valikud. Et see oli mingi 5-6 aastat tagasi umbes, kus ma sain suht nagu täpselt aru tegelikult, mis on minu maitse, mis tegelikult mind kõnetab, millega ma tahaks nagu tegeleda. Ja vot see võib-olla on tõesti üks siuke meelde jätavam hetk nagu, et kui sa muidu jällegi praegu nagu sotsmeedia maailmal on hästi palju valikut sul ja hästi palju pakutakse ja sa tead, et on seda ja nagu, et isegi tantsumaailmas nagu tehakse nii palju. Tahaks ja seda proovida ja toda proovida ja see tundub põnev ja see tundub lahe, aga mis on päriselt see, mis mind puudutab ja mis mind huvitab ja mis mind nagu paneb nagu tööle. Ja see võib-olla oligi see hetk, kus ma ise olin ka, vist ma sain aru tegelikult, mis on see, mis mind paneb tööle ja intrigeerib kogu selle asja juures. Aga kas sul on ka olnud siukseid nagu raskemaid hetki või just mingisuguseid proovikivisid, mis on pannud sind proovile ja sundinud nagu, või mitte sundinud, aga pannud otsima mingeid uusi lahendusi või? No vot näiteks võib-olla ei oligi see täpselt samamoodi, et kui ma Viljandisse sisse astusin, et mul oli terve eluaeg, kui ma tantsin nagu oma nii-öelda siuksed, hobi korral nagu tantsurühmas mingi asja kooli ajal, siis oligi täiesti suur soov, et mingi my god, ma nii tahan juba ülikooli minna, et õppida tantsu, et ma täpselt tean, mida ma tahan, et ma ei jaksa enam koolis olla, ei viitsi matemaatikaga tegeleda. Ja siis ma saingi Viljandisse ja siis ma olin mingi ja siis sa lihtsalt mingi terve aasta nutad padja, sest see lihtsalt nagu sinu trenn välja näeb niimoodi, et olete lihtsalt põranda peal pool aastat hingamas ja sa oled mingi my god, kuidas me edasi elame. Vot. Ja see oligi täpselt see, et nagu, aga sa nagu usaldad nagu protsessi selles mõttes ka, et isegi kui sa oled noor ja loll ka, siis kõige lihtsam oleks nagu ära minna ja öelda, et nagu, et kõik see ei ole päris see. Aga tegelikult, kuna see asi on olemas, see tähendab, et see töötab ja seal võib ju midagi leida. Aga ma arvan, see jällegi töötas ainult sellepärast, et see oli kogu see Viljandi vibe seal kaasas. Kui see näiteks selline asi, siin mingi sellise sarnase asjasse ma saatusin kuskilt näiteks Tallinnas ja kuskilt kodus, kuskilt olukorras, kus ei ongi juba siuke, siis võib-olla see loobumise hetk oleks veel lähedam näiteks. Aga see täpselt töötab kogu selle vibe'i ja keskkonnavahetusega, et see oligi see, et nagu sul hästi kiiresti annavad teada, et sinu arusaam tantsust on vale. Aga mitte nii kiiresti sul annavad teada, kuidas siis päris asi peab käima ja siis oled mingi, nüüd ise otsivata. Ja mis ei ole ka paha, sest see paneb sind kohe tegelikult mõtlema ja otsima. Ja see võib-olla oligi siuke, mis nagu switch'is natukene seda tantsust nagu aru saama. Vot. Ja see tegelikult, ja vot nii kahju, et sa saad nagu ülikooli minna, nagu ei, sa saad nagu igal ajal minna ülikooli, aga tavaliselt see ongi see, et sa lõpetad kooli ja siis lähed kohe ülikooli ja tegelikult enda puhul ma räägin, et
sa oled veel nii noor ja sa ei tea elus mitte midagi, mis siin tegelikult, isegi kui ma olen teadlik, et ma tahan tantsuga tegeleda, mis see täpselt tähendab nagu, mis asi see täpselt on. Ja ma praegu hea meelega läheks ülikoolile näiteks, kui sa juba oled nagu päriselt seda tööd teinud. Ja siis ma mäletan ka, et me rääkisime oma kursuskaaslastega nagu juba pärast, kui me kooli lõpetasime, kes läheks mingi oli kokkusaamine mingi paari aasta pärast ja siis ma tegi, mis need loovmängud olid, kuidas see päriselt käib, kui sa hakkad kirjaliselt töötama sellega, siis oled mingi ülilõbus oli tunnis, kes pani midagi kirja, mitte keegi, lihtsalt mängisime mänge, nii tore oli. Ja siis, kui sa saad reaalselt tööle, siis tegi, mis mängud need olid. Ühesõnaga jah, et hästi kasulik, hästi lahe oli, nagu läheks veel Viljandisse õppima. Ja ma tunnen, et me praegu kõik naerame ka, sellepärast me tunneme nii nagu relate ime selle kõigega nagu esimesest aastast saati, kui tulime, siis me olime kõik nagu mingi, kas me jääme, kas keegi läheb ära, kes läheb ära, kes veel jäävad, aga et nüüd nagu teisel aastal ma tunnen, et me kõik hakkame järjest rohkem nagu aru saama, palju see nagu aitab ja palju see meid mõjutanud on nii tantsuõpetajatena kui ka ise tantsijatena, et see on nagu. Ja sõitsime ka just Tartusse ja siis rääkisime, et esimene aasta, nüüd on teine aasta on ju ja et siiamaani vahepeal nagu mõtled, et miks ma teen midagi ja siis me tuletasime just meelde, et me esimesel aastal nagu esimesed pool aastat käid nagu linna peal silmad kinni ringi, keegi juhib sind, sel hetkel mõtled, et miks ma ei saa, nagu ma tulin tantsu õppima, miks ma sellist asja teen, kus on nagu peegel ja kus on mu saal on ju. Ja sel hetkel ei mõistagi, et miks sa seda teed ja siis nüüd tagasi mõtled, et ma saan nüüd nagu aru. Ja mulle tundub ka, et see ongi üks nagu suur nagu pluss, miks peab tantsuõpetajal olema paber, no selles mõttes, miks peab ülikooli minema, sest näiteks kui ma satuks ühekordsele workshopile, sest kõik räägivad, no käige workshopidele, töötuba, et see ongi ka ju haridus, miks peab nagu ülikooli minema ja see olekski võib-olla see, et näiteks kui ma satuks näiteks meretähte tundi workshopina, siis oleks minu esimene ja viimane tund. Aga kuna sa pead seda tegema nagu iga nädal mitu korda, siis nagu suuremas pildis see hakkab reaalselt mõjuma. Kui sa käid lihtsalt workshopidele või töötubadele, siis see on lihtsalt tore, et see kindlasti vaja teha ka, aga mitte kõik asjad töötavad ühekordselt, nagu et mõned asjad on vaja läbi teha mitu korda, et sul on vaja seda seedimisaega nii-öelda ja kindlasti kui sul on mentor ka kaasas, kes nagu näeb sinu arengut ka selle asja sees, et oskab rohkem sind juhendada ka võib-olla. Kuidas sa arvad, kuidas on sinu õpetamisstiil aastate jooksul muutunud? Ma arvan, et ma muutsin tähelepanelikumaks nii õpilaste suhtes kui enda suhtes. Aga kas sa tunned, et kas su mingid ma ei tea, kas eesmärgid on õige sõna, aga et mida sa üritad saavutada või mis sa soovid saavutada näiteks, kas ka need eesmärgid on nagu aastatega muutunud ja mis siis nende puhul nagu muutus näiteks? Või, nagu tantsuõpetajana? Jah, näiteks või kui sa tegeled nagu tantsijatega või õpilastega või nagu oma etendajatega, siis mida sa näiteks nüüd jälgid, mida sa enne ei jälginud või mis nagu vaated seal nagu erinevad on? No ma arvan, et mul oli ka suht nagu konkreetne jällegi mingi trauma kogu selle õpetamise asjaga. Vot toon näite, et koolis, ma käisin vene koolis ja siis me 12 aastat 5 korda nädalas õpisime eesti keelt. Ja kui sa õpid midagi 12 aastat 5 korda nädalas, no võiks ju osata. Aga kuidas see juhtub niimoodi, et sa tuled pärast kooli ja oskad öelda ema, koer, kass, kodulaud, so. Ja vot see ju nii suurt tegelikult mure, et see oleks nii hirmus mõelda, et keegi võib midagi õpetada ja ma ei taha süüdistada õpetajat, sest tegelikult koolis töötamine, see ongi nii raske asi, vot jällegi Viljandis me käisime praktikat tegemas tavalistest koolidest. Mitte mingi raha eest ma ei tee seda kunagi mitte kuskilt, see tundub nii raske, kuigi teil on nii suva, mis sa seal räägid ja sa peadki õpetajana panna seda asja nagu tööle, et sa üks asi õpetad seda aine, teine asi, et sa üldse nagu paned inimest nagu mõtlema, nagu üldse nagu kuidas seda elu elada ja inimestega kommunikeerida. Ja no ja vot see ongi täpselt see, et nagu mina väga kardaks olla see õpetaja, kes nagu midagi teeb, midagi õpetab, kogu aeg käib tööle, kogu aeg trennid käivad,
aga tegelikult tantsijate areng seisab. See oleks nii hirmus mõelda, et inimene käiks minu trennides või tundides mitu aastat ja siis ta on lihtsalt pärast nullis. See oleks nii hirmus, et mulle tundub, et ma suht nagu kohe tundsin seda vastutus. Lihtsalt kui inimesed leiavad oma elus aega, et tulla minu trenni, siis see võiks olla ju hästi produktiivne. Et nagu see on ju nii, vot mulle tundub üldse nagu kõige olulisem ressurss meil praegu elus ongi aeg. Kui inimesed annavad sulle oma aega, siis nagu väärtusta seda ja davайте kasutame seda aega produktiivselt, sest see oleks nii hirmus jällegi mõelda, et kui eriti töötades juba näiteks suurte tantsijatega, täiskasvanute tantsijatega, kellel on mingid koolid, töökohad, pered, lapsed, asjad ja siis nad leiavad seda aega, et tulla sinu trenni. Ja kui me teeks seal mingid siuksed, midagi teeme, aga päriselt ei saa aru mida, et lihtsalt aja veetmine, mis ei ole ka paha, aga mina tunnen nagu vastutus nagu selle aja eest ja see, et inimesed tulevad ja annavad sulle seda energiat ja aega sulle. Ja vot see tegelikult mul oli suht kohe, sest see oli täpselt sama nagu, et ma lõpetasin gümnaasiumi oma siuke kahtlasega eesti keelega ja siis ma sattusin Viljandisse ja mõtlen, kuidas me edasi elu elame. Aga selles mõttes jällegi, kui sa satud sinna keskkonda, siis sa õpid keele suht nagu kiiresti ära. Kuidagi. Ja ma pool aastat ei rääginud üldse tüdrukutega, sest ma ei osanud mitte midagi ja ma olin nagu oma üürikorteris, niimoodi ma nutsin kogu aeg ja mingi pool aastat ma ei rääginud üldse nendega. Ja siis praegu räägin midagi. Aga see oligi ka, et nii naljakas, et ma ka kui kandideerisin, ma alguses kandideerisin Tallinnasse ja seal kohe ütlesid mulle, tantsuga on kõik hästi, aga sa вообще ei räägi eesti keelt, sul on väga hirmus. Nagu sa lihtsalt ei saa hakkama lihtsalt õppimisega. Ja siis 3 päeva pärast oli Viljandis katsed ja nad tegi, kõik on hästi, saate eesti keelega siin hästi kiiresti hakkama ja ma tegi, nice. Ja see oli täpselt, see ongi Viljandi vibe. Küll sa saad hakkama. Ja siis, mis on sinu jaoks kõige olulisem asi, mida soovid oma õppelastele edasi anda lisaks tantsule? Nagu üldse mingi julgust räägida, julgust vaadata sõbrale otsa, julgust küsida, julgus ennast väljendada, et julgus olla sina ise, et vaatamata selle, et me teeme grupi tantsust, rühma nagu tegevust nagu, et siis ikkagi iga meist on oluline, et iga inimene saalis tunneks ennast olulisena, et ta teaks, et ta julgeb olla ka tema ise. Jah. Kas sa ise oled tundnud tantsides või tantsusaalis endal ärevust või nagu seda närvi, kas nagu uut stiili õppides või midagi uut tehes, et sa ei julge võib-olla näidata kohe ennast täielikult. Kas sa oled ise tundnud seda isiklikult endal? Võib-olla mingi sarnane tunne võib-olla siis, kui sa ei ole ette valmistunud tunnis. Et võt, kui sa tead, et sul on tund ja kui sa tead, et see on juba sellel tasemel tund, kus sa oma freestyle'i peale ei saa nagu minna, kui see on päriselt mingi advanced tantsijatega mingi suure asja tegemine. Sa tead, et sa pead olema valmis selleks hetkeks, aga millegipärast sa ei jõudnud sellega tegeleda, siis ongi võib-olla see, et nagu, vot siis võib nagu tunda natukene seda, et mis me nüüd teeme ja kuidas me läheme, kuidas me seda juhendame. Ja, vot. Aga pigem ei olnud sellist hetki, jah. Kuidas sa ennast motiveerid? Üleüldse nagu mida sind motiveerib? Inimesed minu ümber ja see ongi üks olulisem üldse nagu motivaator, miks asju teha ja miks nagu tahaks teha. Et aga kui loomingust räägida, siis võib olla kindlasti muusika. See on kõige huvitavam ja intrigeerivam faktor, mis paneb mõtet liikuma, mida ja kuidas saab just nagu selle muusikaga panna tööle füüsiliselt, visuaalselt. Aga mis siin näiteks motiveerib nagu, et iseenda jaoks mingeid uusi teadmisi või oskusi õppima, et kus sul nagu see tuleb näiteks, et kui kogu aeg midagi teed, et millal, et motiveerida ka iseennast, et ise ka areneda selle sama asja juures, et kus sa selle näiteks leiad? No ja
täpselt sama, et jällegi nagu minu tantsijad, et kindlasti on väga ilus mõte, et sa ei peagi kõigidest oma tantsijatest kõige parim olla, et see on väga ilus, kui sinu tantsijad ja saavadki sinust parem. Et see on väga suur kiitus sinule kui õpetajale, ma arvan. Aga just ja ongi, kui sinu tantsijad panevad hullu, siis sa paned isu hullu ka. Sa ei saa ju lihtsalt, et jällegi, et neil oleks ka motivatsiooni. Et ma arvan, juhendaja ongi ka nagu tantsuõpetaja, see ongi tegelikult miks mitte olla ka just nagu see motivaator, et nagu kui nad näevad, et minu õpetaja vahepeal mul oligi ka niimoodi, et ma ühel nagu töötoal või mingi workshopidel olen koos oma õpilastega ja me mingi pingutame ja higistame koos. Kas ei ole see lahe? Ja siis see ongi see, et nagu kui mina õpetajana tahan nendest eriti mingi enne lavale minekut või mingid asjad, et te peate tegema niimoodi ja nii on lahe ja nii ei ole, vaata. Siis kuidas ma saan sellest räägida, kui ma ise ei koge seda. Et jah, ikka nagu noored panevad hullu. Nagu minu arust eriti praegu kogu see areng ja üldse, no neil kindlasti võimalusi rohkem praegusel ajal. Ja üldse mulle tundub see attack on palju suurem praegu, mis on nagu heas mõttes, et nagu tundub, et on soov nagu areneda, nad teevad palju, nad näevad palju, et seega noored päris ägedad, ma arvan. Kuidas sa tekitad seda keskkonda oma õpilastele, et nad oleksid julged ja saaksidki niimoodi motiveerituvalt tantsida ja areneda, nagu sa rääkisid just? No see kindlasti sõltub sellest nagu, mis grupiga me tegeleme. Et igas grupis on erinevad eesmärgid nagu grupina, üldse nagu mis me praegu teeme nagu selles hooajas näiteks. Ja et kindlasti me peaks esialgu, et hakata tegema tööd, peame aru saama, mis on meie eesmärgid. Nagu grupina ja isiklikult iga tantsija ka ju paneb endale mingid eesmärgid ka, et kõik tantsijad ei peagi kogu aeg tahtma arenema ja igas workshopis osalema, et see on täiesti okei, et keegi käib lihtsalt tantsima, sest tal on vaba aeg, sõbrad käivad ja lahe muusika mängib ka ja siis miks mitte niimoodi ka teha. Et igasugune tants ju võiks olemas olla, aga siin on hästi oluline ja et ühes grupis saaks kokku inimesed, keda ühendavad ühed eesmärgid, siis kogu protsess võikski olla hästi tervislik, et kõik tunnevad siis ennast väga hästi. Aga võt natukene keerulisem töötada siis, kui sul ühes grupis ja satuvad inimesed kas või erineva tasemega, kellel on rohkem kogemusi, kellel on vähem kogemusi ja täpselt samamoodi eesmärkide mõttes, et keegi tahab väga palju käia võistlustele, keegi vapsi ei ole huvitatud sellest. Ja võt siis kogu see protsess on vaja veits otsida ja see nõuab kindlasti rohkem nagu tööd, et ikka iga tantsija tunneks jällegi ennast nagu turvalisena, et ei pea mingi liiga endale tegema, et jällegi kui ma ei taha käia lavale, miks ma siis pean minema näiteks, et kindlasti kõigidel jällegi tantsijatel, noortel on ikkagi nagu vabadus valida, mida nad tahavad teha ja ma kuulsin neid jutud, kus võt jällegi mingid õpetajad sunnivad inimest käia siia võistlustele või siia mitte käia vastupidi, auditionitele ei tohi, nagu ikka noored ise otsustavad tegelikult, mida nad tahavad, nad on suured kaasaegsed inimesed ja ikkagi tantsuõpetaja peab ka olema kaasaegne selles mõttes ja kuule me ikkagi võib-olla, no nagu noortest endalt tuleb tegelikult kõik, mida me peame nagu tegema, ma arvan. Me oleme nüüd hästi pikad laiad rääkinud nii tantsuõpetamisest kui ka probleemidest, ma ei tahaks öelda probleemidest, vaid asjadest, mis on siis ette tulnud tantsuõpetamisel. Kuidas sa võtaksid ühe sõnaga või lausega kokku, mida sina õpetad? Või mida sa teed? Mida ma teen? No mina iga õpetan nagu väljendada ennast keha kaudu. Et ja kui me räägime nagu just nagu väljendamisest ka, nagu üldse nagu viis väljendada ennast. Et meie nagu tantsusaalis valisime, et meie soovime väljendada ennast tantsu kaudu, kehakeele kaudu, siis alustame sellest. Nagu jällegi, kuidas ma saan suhelda inimestega eesti keelt, kui ma oskan ainult ema, kais, koer ja vsjo. Ma alguses alustan sõnavarast.
ja kui rohkem mul sõnavara, seda paremini ma saan ennast väljendada. Ja täpselt sama tantsusaalis, et nagu alustame bassist, alustame kehast ja siis me saame siis rohkem, siis mul on rohkem vahendid, millega ennast väljendada. Rääkiksime korraks ka veitsa lähemalt Tallinn-Ballist, et kuidas sina isiklikult tajud Tallinn-Balli mõju Eesti tantsumastikul? Ma ei tea, see on juba meie 4. aasta, aga ikka see asi mõjub kogu aeg nii värskena, et nagu enda jaoks selles mõttes, et ma ei oska veel seda kuidagi konkreetselt nagu analüüsida. See on iga hooaeg hästi erinev, hästi kirju, kuidagi palju tööd teeme, palju asju juhtub ka, et kuidagi, ma ei tea, väga ilus võib-olla mõte on Tallinn-Balli puhul see, et reaalselt kõigedest tantsukooli, ükskõik mis taustaga tantsijad, kust sa oled tulnud, millega sa oled teginud stiililiselt, kõigedega saab tegelikult teha nagu päris nagu koostööd. Et nagu vahet ei ole, mis stiilis sa tulnud, mis vanuses sa oled, mis tantsukoolis sa tulnud. Et kui te seob nagu üks nagu eesmärk, siis nagu saab tegelikult jõuda päris kaugele. Et vot jällegi, millest ma olen varem rääginud, kui eesmärgid ja tase grupis nagu on nagu samad, siis tegelikult võib teha päris palju asju. Ja ma ei tea, Eestile, ma ei tea, kuidas see võib äkki motiveerida võib. Teeme tööd. Et nagu kindlasti kogu see lahe ja tore olek trennis kindlasti on, aga nagu work on ennem. Nagu ja väga huvitav ka see, et nagu, et kõik ja otsivad seda, võt näiteks, kes meil on Talison, enamus tantsijad ja otsivad seda hard work'i ja vähe kohti, kus nad leiavad seda. Ja nad tunnevad, no vot nii palju, kui ma jällegi nende tagasisidest olen kuulnud, et nad tunnevad ennast hästi sellepärast, et me reaalselt teeme tööd. Kogu see lõbu on ka ja vahepeal lapab, aga et work on nagu base. Korraks mainisid ka eesmärkidest, kas te olete iga aasta, nüüd 4 aastat, siis on olnud püstitanud koos ühise eesmärgi või kuidas te sellega olete tegutsenud? No alguses me nagu rohkem nagu siuke pigem nagu mõtlesime, mis asi on üldse need kontsad ja kuidas see mõjutab sinu liikumisse, nagu täiesti nagu teine arusaam kehast, eriti sa tansid maas kogu aeg, seal maas niigi on juba teine perspektiiv kehale ja liikumisele, aga pluss kui sinu jalg on 25 centimeetri pikk, siis sa oled eriti mingi, kuidas see töötab. Ja siis me alustasime puhtalt nagu liikumise uurimisest ja siis võib-olla viimased 2 aastat oli see, et tahaks sõbrad, kas me käime võistlustele või me tahame teha midagi muud. Et esimesed 2 aastat võib-olla oli pigem siuke tantsime, vaatame, improme, lihtsalt uurime seda liikumist. Ja vot viimased aastad võib-olla oli rohkem see, et nagu millega me tegelikult tahame tegeleda. Et kuhu me tahame minna, mis on meie jaoks intrigeeriv asi, mis ei ole. Isegi, et kui sa oled nagu selle juht on ju, aga et ikkagi tantsijatega koos alati püstitate selle ühisasja, et sa ei lähe nagu hooaja alguses, ei ole nagu see aasta tegeleme sellega, vaid et te koos nagu siis mõtlete selle eesmärgi on ju. Ja enamasti me ikkagi nagu koos arutame, sest jällegi kõik inimesed ju, kõigidel on õigus valida, aga ikkagi nagu lähme nagu enamuste peal, et nagu väga raske saavutada, et 40 inimest nagu kõik samamoodi mõtlevad, aga enamuste peal me otsustame ikkagi nagu, G-festile lähme või ei lähe. Aga et sa nüüd üksi ei otsusta, vaid alati kõik koos. Kindlasti koos, jah. Kohe siit edasi, et rääkides nagu võistlustest ja siis kontserdist, lavastusest, kuidas sa valid heli või muusikat sellele nagu nii unikaalsele liikumisele? Ma ei tea, lihtsalt mis mõtet tööle paneb, see muusika lähebki meile, et võib-olla minu jaoks on hästi oluline, et iga muusika tagant oleks mingi karakter, et lihtsalt mingid kuiva muusika ma kunagi ei valiks või eriti dramaatilist asja. No aga see on ka väga siuke maitse küsimus, et pigem see, et ja mis paneb nagu loomingut tööle, et ma näen, et sellega saab päriselt nagu suurt tööd teha. Selles mõttes, et mulle 2 nädala pärast ei jää see muusika juba igavaks.
et tegelikult need muusikad ma kohe tunnen enda jaoks ära, et nagu sellega saab nagu päriselt kaua teha tööd ja otsida ja vaadata ja. Kas muidu tavaliselt tuleb siis muusika ennem ja siis teed tantsu või on? Alati. Vot lavastusel meil oli teistmoodi, meil oli helilooja, kes kirjutas meile muusikat ja see oli vahepeal niimoodi, et no kuna ta loob seda ka nagu reaalajal, selles mõttes tal on ka muu elu ka peale meid on ju ja siis vahepeal pidi natukene nii-öelda ootama, kui mingi asi valmis saab ja siis oli, aga trennid juba on ja siis oligi vaja vahepeal mingit asju juba hakkama ilma muusikata otsima, panema kokku. Ja siis kui tuli muusika, siis juba veel natukene muudad seda materjali, et see töötaks muusikasse. Aga mulle endal muidugi meeldib enne muusika ja siis kõik asjad. Kaua sa näiteks ütleme, et kui sul on muusika siis enne olemas on ju, mitte nüüd see kontserdiversioon, aga et kaua sa näiteks ise eelnevalt tegeled selle muusika või materjaliga enne, kui sa lähed siis tantsijate juurde? No see on ikka nagu suur periood ja see on ikka, tavaliselt mul on niimoodi, et ma terve suvi mingi kuulan erinevaid asju ja siis ma juba tulen septembrist käes sõbrad, mul on muusika, let's go ja terve suvi ma seda kuulan nagu, et ikka pigem suur periood, et ma nii pigem ei teeks, et ma täna kuulan lahe muusika ja homme ma tulen juba saali sellega, et ma ikka nagu teen ennem palju tööd sellega. Me rääksime siis ka motivatsioonist ennem, aga nüüd tahaks teada, mis sind inspireerib, et üldsegi teha niisuguseid teoseid, kus sa leiad seda inspiratsioonist, kuskil peaks olema mingisugune, no näiteks ma ei tea, ma valin mingi vana Kreeka mütoloogia, no näiteks teil The Beastis on mütoloogiat kasutatud, et kust selline idee tuleb üldsegi kasutada seda, et kuidas sa nagu arendad edasi või siis näiteks Krakenis oli ju samuti ka, ta on nagu natuke niuke nutcracker, et see on nagu mingi balletilaadne, aga samas ka ei ole, et kuidas sa arendad ideed niimoodi, et sa jõuad niukse teoseni välja? Ma arvan, siin on ka hästi oluline visuaalne aspekt, et nagu kuidas see päriselt välja näeb, et kui ma võtan sealt koreograafia välja, et kuidas see siis välja näeks, et nagu mis see, võib-olla lavastuses ma eriti seda tundsin praegu, et nagu kui ma võtaks nagu päris koreo ära, mis siis, no nagu kas see oleks nagu performatiivne, kas see oleks ilus ja et nagu kuidas see siis oleks, no nagu visuaal üldse nagu, mida ma päriselt näen ja mida ma sellest saan. Ja siis juba koreograafia ja kõik need asjad. Et üldse mingi esteetika ja et nagu kuidas asi välja näeb, et mina tegelikult hästi palju nagu, mulle meeldib nagu silmadega näha nagu mul on ennem silmad ja siis juba see, mida ma kuulan ja see, mida ma mõtlen sellest või arvan sellest. Kas sul kunagi on niimoodi ka, et sa näiteks vaatad mingit filmi või sarja ja sa oled nagu, et sellega ma tahan nagu edasi arendada või teha sellest midagi? Ei, ja hästi vähe ma ei teeks mingi hästi vähe kordi, kui millal ma tegin mingi loo järgi või ma mingi päriselt jutustasin nagu oma tantsus või kavas või midagi. Et pigem see on mingi vibe, mingi esteetika, mingid visuaalid, et hästi, vot siis nagu vaataja saab ise juba otsida, mis see täpselt tema jaoks on. Et hästi vähe, millal ma saan inspiratsiooni mingi päris loost. Okay. Et sa tahadki pigem jätta siis vaatajale seda otsimisvõimalust, et sa ei pane vaatajale, et see on see, mida sa näed, vaid et ta lihtsalt ise leiab selle. Ja, vähemalt praegu niimoodi, äkki ükskord ma tahan teha mingi punamütsi käest, hästi täpselt raamatu järgi ja miks mitte, et oleks väga põnev võib-olla ka. Okay. Hakkame lõppu ka juba tegelikult jõudma, aga siin on nüüd veidike, kuidas ma ütlen, nagu ka tuleviku küsimus siis. Mis on täpsemalt sinu tulevikuplaanid? Kas sul on plaanis nii-öelda Talienbaaliga midagi rohkemat teha või siis üleüldsegi frame-up'iga äkki sul on plaanis teha mingi muu grupp või mida iganes või siis on sul mingi teine stiil, mida sa tahad arendada, sellest mingi suuremat gruppi teha, et mida sulle nagu isiklikult, mida sa tunned, mida sa tahaksid veel proovida ja jõuda kuhugi tulevikus või anda edasi? No ma arvan, et üleüldiselt ma ütleks, et nagu hästi kindlat plaani mul ei ole ja mitte kunagi tegelikult ei olnud, nagu tavaliselt lihtsalt lähme nii nagu läheb. Aga kindlasti ma väga tahaks, ma oleks väga õnnelik, kui ma saaks ainult nagu tantsuga tegeleda üleüldiselt elus, et see olekski minu peamine asi, millega ma tegelen.
vot see ongi võib-olla minu tulevikuplaan, et nii kaua kui võimalik tegeleda tantsuga, liikumisega, inimestega. Vot see oleks ju lahe. aga kas sa plaanid teha siis veel lavastusi? Ma ei tea. Tuleb veel mingi? Meil just eile oli proov Daliga ja siis ma tagasi sõbrad, mis me teeme järgmine hooaeg, kõik tegi oota nüüd, mis järgmine hooaeg? Ei tea, vaatab, aga kindlasti töötame edasi selles mõttes nagu nüüd on vajagi kogu seda protsessi seedida. Kuna see üldse nagu lavastuse protsess oli väga kiire, et ainult 3 kuud, siis sa oled kogu aeg selle asja sees. Nüüd tahakski seda aega, et lihtsalt nagu korras seedida seda. Et nagu mis päriselt välja tuli. Kuidas see protsess oli. Et mida me tahame sellega edasi nagu teha. Ma kujutan ette, et see on väga-väga väsitav 3 kuud järjest jutti panna nagu lavastuse periood, et see on, me ise ka teame tegelikult, et oleme olnud lavastuses ja lavastust ees, aga jah, et kui sul on intensiivperiood, siis see on lihtsalt väga kurnav ja ma kujutan ette, millises. Nagu isegi loojaga on norm, aga vot tantsijad on full mingi, millal meil on puhkepäev? Ma tegi oota sõbrad, mitte praegu veel. Meil on viimane küsimus ka, mis on siis natuke võib-olla meile suunitletud, et mida sa soovitaksid varsti või äsja Viljandi Kultuuriakadeemia tantsueriala lõpetajale? Oota, ma ei saanud aru küsimusest. Et mida sa soovitaksid meile, kui me lõpetame TÜVKA tantsu? Et kuidas nagu edasi liikuda või muidugi meil on kõikidel endil omad eesmärgid, aga et kust, kui ma olen nagu täiesti lost, et kust ma võiksin alustada üldsegist nii-öelda leida see, nagu sa ütlesid, et sa leidsid enda ka stiili või suunitluse, millega saad edasi tegeleda, et kuidas ma võiksin näiteks jõuda selleni, et ma saaksin enda stiili või suunitluse, et ma saaksin edasi tegeleda sellega. No tegelikult vahepeal ma isegi ütleks, et ei tasu nagu üle dramatiseerida, et isegi vahepeal, kui sa ei tea, mida täpsemalt teha, lihtsalt tee. Nagu lihtsalt tee tööd. Ole jällegi produktiivne, nagu kõige lihtsam nagu mitte midagi teha. Jällegi, et selles mõttes mitte kõige lihtsam, aga kui sa teed endale pausi, siis tagasi tulla tööle on väga raske. No mulle tundub vähemalt niimoodi, et kui sa oled kogu aeg toonuses, kogu aeg teed midagi, isegi kui sa ei ole päris kindel, kas on see õige või on see vale, sa saad kindlasti kogemust. Sa saad just mingid uued teadmised, mis jäitavad sind nagu võib-olla rohkem aru saada, kas see oli minule või ei olnud minule. Sest kui kindlasti nagu tahaks öelda ja et sul võiks olla eesmärk ja sa hakkad nagu liikuma sinna poole, aga vahepeal ei peagi, need eesmärgid eluga ju ka muutuvad, et praegu mulle tundub, et ma tahan seda, aga tegelikult pärast selgub, et see oli vale nagu teekond, kuhu ma läksin näiteks ja tegelikult see ei huvita mind üldse. Et lihtsalt ma arvan just nagu aru saada, kes sina ise oled, mida sa ise tahad teha ja siis kõik juhtub täpselt nii, nagu sa tahad. Aga see on täiesti okei ka, kui sa hetkel ei tea täpselt, millega sa tahad tegeleda. Lihtsalt tee. Ja see annab sulle kogemust, teadmisi ja sa saadki endast rohkem teada. Ehk siis selle põhimõtteliselt ongi, et töö ja siis töö käigus ma saan aru, et näiteks ongi see, mida ma tahan teha, mida ma ei taha teha. Ja see on täiesti okei vahepeal olla mingis vales teekonnas. Selles mõttes äkki see ei olnudki minule mõeldud, aga siis ma saingi ju teada ja sain kogemus. Aga kas sa ise nii-öelda TÜVKA ajal ka, kui sa tegid kompositsioonitöid või näiteks oma koreograafi lõputöö ka, et mis sul oli, et kas sa katsetasid, kas sul oli iga töö oli erinev või siis sa järgisid mingit samat joont ka? No mul oli, see oli nii ammu. Ei no oma diplomitöö ja mis on see veel minietendus, ma ei tea, on sellised asjad veel ei ole, aga no need olid suht nagu ühel aastal ja suht nagu järjest mul ja nad olid suht nagu sarnased selles mõttes, et ma ikka kasutasin laval palju tantsijad, et mulle ikkagi meeldib nagu kasutada palju tantsijad, et kogu minu jaoks see teeb asja huvitavamaks nagu protsessina ja selles pooles nad olid nagu sarnased ja kuid lood olid täiesti erinevad ja no Viljandis on nagu igasugust asju on okei, ma arvan. See ongi katsetamiseks ja proovimiseks, sellepärast ongi see, et sinu tööd vaatavad, annavad tagasisidet ja sa saadki seda
päris kogeda, kuidas just nagu mingi lavastus või asi nagu päriselt teha. Ma ei tea, kui palju teil seda oli juba, ei noh. Meil on suht palju jah, neid kompositsioonitöid vaja teha, et eks siis sa pigem soodustaksid, et katseta ja kompa piire, et leida mingi oma stiil ja kuidagi eesmärgini jõudma. Okay. Siin on meie küsimused lõppenud ja et meil oli väga tore sinuga vestelda. Aitäh, et sa leidsid aega oma väga busy schedule'ist, et tegelikult ei ole. Mul ei ole busy. Et tulla meiega rääkima ja loodame kõik koos, et sul oli väga tore vestlus meiega ja hea hommikupoolik, et või siis niisugune hea päeva algus. Ja aitäh teile. Oli tõesti väga huvitav korraks mõelda oma elu üle. Tavaliselt seda ma ei tee. Aga jah, aitäh teile. Tundsite huvi. Jaa, absoluutselt. Aitäh.